Oled valmis? Tere! Täna on meie reisi 5. päev. Eilne päev jäi filmimata selleks, et olid väiksed tehnilised raskused ja liikusime ühest linnast teise. Eilsest päevast nii palju veel, et käisime Pekingis veel, vaatasime taevatemplit ja käisime Hutongides. Need on vana linna osa, kus tänase päeva seisuga elab veel 3-4 miljonit hiinlast ja peetakse väga prestiižseks linnaosaks selleks, et tegemist on linna tõelise keskosaga. Ja neid inimesi seal eriti ei heiduta isegi see, et puuduvad igasugused mugavused, ei ole kanalisatsiooni, tähendab WC-s käiakse ühises, kogu küla peale ühises WC-s, ei ole vannituba, küll on jooksev vesi, elekter, internet, kaabel, televisioon, aga just teema see, et miks nad sealt ka ära ei koli, on see, et tegemist on kesklinnaga, see on kallis ala ja juba liikumise seisukohalt, logistika seisukohalt, arvestades, et Peking on nii suur linn, siis neelatakse alla need ebamugavuse momendid ja elatakse seal. Õhtul istusime rongi peale, meil on öö veedetud rongis ja liikusime Pekingist edelasse 1100 kilomeetrit Xi'ani. Xi'an, see on ka väga vana ajalooga. Xi'anis on erinevatel aegadel valitsenud 11 dünastiat ja kõige viimasem ja selline kuulsam just Tangi dünastia. Ja Tangi dünastia siis kuskil aastatel, ütleme 600 kuni 900 meie aja järgi. Seda loetakse ka Hiina riigi õitsenguks. Tol ajal arenes kultuur, arenes kunst, kirjandus ja miks Xi'ani just selleks, et see jääb ka siiditee idanurka ja seetõttu kujunes linnast selline kaubanduskeskus, suurlinn. Ja on väide, et kui enne kui miljonilinnad tekkima hakkasid, siis Xi'an oli üks esimesi, kus miljoni piir ületati. Aga praegu see, kus me räägime, on Xi'ani linnamüür, mis on tõeliselt hästi säilinud. Ta moodustab ristküliku, mis kogu pikkuses kokku 14 kilomeetrit on üleval läbitav. Jalgsi ma isegi ei oska öelda, kaua võtab, aga ilmselt arvutusega mingi 3-tunnine trett, et jalutada. Aga siin on võimalik laenutada jalgratas ja jalgrattaga pidi ringi peale tegema 1,5 tunniga või võtta selline veloriksa, lasta sellega ennast sõidutada. Ja samas see linnamüür nüüd väga hästi jagab linna kaheks, et ühele poole minu selja taha jääb nii-öelda vana linn, oot selle ristküliku sisse just 14 kilomeetrise ristküliku sisse ja teisel pool on siis uus linn, mis on näha, kasvab jõudsalt pilvelõhkujad, päris pilvelõhkujad ei ole, aga kõrghooneid tuleb järjest. Ja Xi'anis tänase päeva seisuga kuskil 7 miljonit elanikku. Ta näeb veidi teistmoodi välja kui Peking, et kui Hiinas käia, siis on mõistlik just nimelt uurida erinevaid nurki ja kultuure, just seesama, et on erinevad keisrid siin valitsenud, erinevad keisririigid. Täna õhtul meil on plaanis külastada Tangi teatrit ja kui me täna linna saabusime, siis kohalik giid ilmselt mitte soovist eputada, aga ikka täiesti tõese väite pakkus välja, et Tangi teatri puhul on tegemist Hiina ühe tegelikult suurepärasema teatriga. Pekingi ooper on kui kaubamärk ka Pekingi seisukohalt, aga Pekingi ooperi ajalugu näiteks võrdlevalt, et Pekingi ooperi ajalugu on 100 aastat. See on viimase Qingi dünastia Süssi keisrinnaga seotud ja tema sünnipäevaga seotud, kui kõik teatrid sõitsid üle maa kokku ja sünnipäevaks esinema ja siis osa jäid siis maha ja nüüd esitatakse sellist lugu, lauldest lugu on Pekingi ooper, siis Tangi teater on pompöösne, suursugune, siin on pillimäng, siin on tants, siin on laul ja me valisime täna veel, mis tuleb ära mainida, Hiinas veidikene meie jaoks võõras, et neil on teatris võimalik valida, et sa einestad samal ajal, et istud laua taga nagu restoranis, sulle tuuakse toidud ette ja siis taustaks käib teater. Ja me valisime selle, et tunda siis ennast tõeliselt valge inimesena, nautida kultuuri ja samal ajal ka kohalikku toitu. Ja mis veel nende etenduste juures,
tegelikult väga sobilik selline, ilmselt see on just turistidele suunatus, on see, et enamus etendusi on tund ja 10 minutit. Ilma vaheajata tund ja 10 minutit, teatrisse ei minda, ei panda, no vot nii täna õhtul lähemegi, et ei panda väga pidulikke riideid selga, vaid tullakse nagu tullakse. Ja nagu mainisin, seal siis on võimalik ka valida see, et siin teenindatakse, tuuakse söögid, joogid, teed pakutakse ja täna õhtul seda naudime. Homme plaanis sõita vaatama Terrakotta sõdalasi Säänikse Jannist veidikene väljas, uurima seda, aga sellest juba edaspidi niimoodi, et praegu kõik, näeme jälle.